Tšau, täna on meil jälle valikuline ladumine ja seekord on valida 4 paki vahel, sest ma ei suutnud valida ühte pakki, et millist valida ja siis ma pidin panema neid 4 tükki siia. Et tõenäoliselt siin mõndadel inimestel võib olla nii-öelda segadus, et millist pakki valida võib-olla ja võib tõmmata ka mitu pakki. Aga vaata, milline pakk sind kõige rohkem nendest tõmbab ja siis saabki kohe liikuda edasi enda grupi juurde, aga nagu ikka, esimene grupp on vasakul, teine grupp ja kolmas grupp ja 4. grupp on paremal. Ja siis näemegi sinu grupi juures. Ja tere sina, kes sa valisid esimese grupi. Tõstan veel selle kaardid ja siis kohe võtan siit järjest sõnumid sulle. Siin pakis on siis, ma ei tea, need ei ole inimesed, aga olendid, keda ma võib-olla pean peitma, sest YouTube'ile ei meeldi, kui on kuskil alastust. Seega ma enne vaatan ise need kaardid ära, enne kui ma sulle näitan. Ja pärast seda veel võtame sulle oraklikaardid ka. Aga esimene sõnum sulle on mõõkade 5 ja see on selline, ta on need mõõgad enda peale nagu suunanud, et siin ei ole kellegi teisega võitlemist või midagi, et see inimene, see justkui iseennast ründad või sa tahad iseendal nagu justkui pea maha võtta, selline iseendaga võib-olla mingi sisemine võitlus, et võib-olla mingid negatiivseid mõtteid, millest oleks vaja välja saada, siis et kui ma seda gruppi nagu enne vaatlesin, nagu nii-öelda energias või pildis, siis mulle tundus, et see on inimesed, kes on kuskil nagu raskes kohas ja ei saa sealt nagu välja. Ja võib olla keeruline välja saada mingist seisundist, kuhu sa võib-olla ise oled ennast pannud, võib-olla siis vähemalt mentaalselt. Et sa võid olla kuidagi sellises keerulises olukorras. Ja see on mõõkade 4, mis tegelikult on rahulik. See on selline puhkamine ja rahu ja siin on mõõga otsad verised, ehk siis võib-olla on olnud mingisugune võitlus jällegi, et kas sisemine või välimine, kas teiste inimestega. Ja tegelikult peaks tulema nagu selline rahuseisund või puhkamine või taastumine. Ja see sauade 4. Tegelikult on siin ka häid kaarte. Võib-olla siin on nagu võimalus tegelikult välja tulla sellest olukorrast või seisundist, kus on olnud raske olla ja on olemas tegelikult lahendused ja kergus sulle. Ma ei tea, kas sa seda näed, aga see on tegelikult olemas. Aga võib olla ka seda, et sisemiselt on sul selline rahu või noh, ma ei tea, kas on, aga on võimalik olla sisemiselt rahul ja rahulik, aga välimiselt see ei pruugi välja paista võib-olla, aga mingisugune valmisolek on nagu võitlemiseks, et see võib olla nagu mingi mineviku asjad või mingi meeleseisund, mingi mõtlemisviis, mis justkui paneb sind olema võitlevas seisundis või valmisolekuks, kas siis ennast kaitsma või ründaja asendis kuidagi oled, et mingisugune selline valvsus on, et äkki kuskilt tuleb mingi jama ja siis justkui võid nagu selleks pidevalt valmis olla. Ja ma siin vahepeal näitan tegelikult oraklikaarte ka, mis ma võtsin, tegelikult ma tahaks neid lõpus näidata, aga siin on naine, kes istub selle mingi kosmose tassi sees ja ütleb, et oh ei, ma ei murdu nii lihtsalt, mitte enam, selle asemel ma ju kasutan asju nagu kütusena, et keerulised olukorrad, sa võid neid justkui nüüd kütusena kasutada, et kui sa varem võib-olla olid rohkem nagu võitleja või mingi võitlus on siin olnud, aga see on, mõned ütleks, et see on sind tugevaks teinud. Et rasked asjad tihti teevad meid tugevaks ja selline rohkem on võib-olla vastupanu või vastupidamist siis maailma osas, aga ka vastupanu teistpidi, jah. Ja siit tuli sulle surmakaart, mida ma natuke pean peitma.
midagi nagu lahkub või siis on lahkunud, aga siin on samamoodi see mõõk on tal peast läbi, et midagi on selle peaga või mõtlemisega. Võib-olla oleks siis vaja seda mõtlemisviisi muuta, et see on täielikult vaja ära lõpetada, mingi vanamoodi mõtlemine on vaja ära uuendada, siis ütleme nii, et seal on mingi areng on võimalik. Ja siin on karikate 2 tegelikult, see on ju armastajad, koostöö ja koos olemine. Ju siis on olemas keegi, kellega sa saad arendada siis suhet või armastust. Et algul, kui ma vaatasin neid inimesi, kes seda pakki siis nüüd valida võiks, siis mulle tundus, et on selline raske energia raskes kohas. Aga kui ma neid kaarte vaatan, siis tegelikult justkui on ühtepidi nagu head kaardid, et siin on nagu väljatulek ja väljatulek raskustest. Ja see on nagu paremasse kohta minek, et sa vaikselt liigud sellisesse paremasse seisundisse. Et see pakk, see grupp siin on natukene vastuoluline, ühtepidi nagu midagi läheb paremaks, aga teistpidi on nagu ikkagi kuskil on mingi raskus, aga see on nagu lahkumas võib-olla, see on nagu olemas, aga samas see aina vähem võib-olla mõjutab sind või sellest on võimalik välja tulla, nagu ma juba tegelikult ütlesin. Ja sauade kuus, see on edu ja nagu saavutused ja ehk siis see ongi see, et siin on võimalik välja tulla sellest raskusest ja nagu näha, siis need olendid ja inimesed siin on hoopis teistmoodi, justkui sellise tumeda alatooniga. Et see, kes sa võib-olla olid, sellel on nüüd aeg lahkuda, ütleme nii. Aeg on see maha jätta ja siin sees on tegelikult üks inimene, tal, ma ei tea, kui hästi ta näha on, et see põhiline, ma proovin inimese keeles seletada, mitte liiga vaimselt, et see, kes sa olid, ütleme nii, et sinu ego, et see on tegelikult valmis lahkuma või siis seda on võimalik lahti lasta ja vanamoodi tegutsemist on võimalik vabastada ja saada nii-öelda puhtamaks inimeseks ja sind saadab tegelikult edu, kui sa selle tee ette võtad, aga see võib natukene tekitada ikkagi mingisuguseid katsumusi, võib-olla siis teiste inimestega seoses, et kui sa tahad olla teistmoodi ja tegutseda, hakata teistmoodi tegutsema, siis see võib välises maailmas tekitada natukene vastuolu jällegi või vastupanu. Sellepärast, et ka sinu sees on see vastupanu olemas mingil tasandil ja see, mis on meie sees, see peegeldub ka välises maailmas, ehk siis kui sa selle vastupanu iseenda seest kuidagi vabastad, et see iseenda nagu ründamine, võib-olla mis iganes negatiivsed mõtted need võivad olla, et kui sa hakkad ennast muutma, siis hakkab ka välises väljenduma, välises maailmas. Ma loodan, et sa saad aru, kui ma räägin seda kõike. Aga ja siis on mõõkade kuninganna, kes on selline aus ja siin on jällegi, tal on 2 mõõka ja ta näeb päris väsinud välja. Et siin on olnud inimesed, kes on, ütleme nii, et päris palju võidelnud ja see peab tähendama, et välise maailmaks võib ollagi lihtsalt oma peas ja need ego teemad, võib-olla mingid endast halvasti mõtlemine ja mingid välised olukorrad on sind hästi tugevalt mõjutanud ja ka rusunud. Aga midagi head siiski on sellest tulemas. Ja siin on ka ülempreestrinna järgmisena. Ja see kõik, mis sa oled läbi teinud, see on selline, see avab sinu intuitiivsust ja sinu sisemisi teadmine, sinu sisemist tarkust, et sa hakkad aina rohkem sellega ühendust saama, võib-olla sa oled juba sellega ühendust saanud. Ja sa hakkad ja see ongi see vana maailm nagu põleb ära, see ego, see hakkab nagu järjest rohkem lahkuma. Ja
võib-olla ongi veel nii-öelda mingi viimane võitlus, see on Mõõkade rüütel siin, Mõõkade poiss. Ja ta võitleb siin, ütleme siis, draakoniga. Et ütleme nii, et viimane mõõga liigutus ja sa oledki vaba sellest raskusest ja nendest kurnavatest võib-olla mõtetest ja mingit viisi toimimisest, kuidas sa vanasti toimisid. Et veel on nagu viimased lükked või ma ei tea, kus sa oled oma arengus ja oma etapis ja kui palju sa endaga tegeleda tahad nagu vaimselt ja emotsionaalselt igal tasandil, psühholoogiliselt. Aga selle grupi inimestel on väga suur potentsiaal avada oma siis tajusid ja hakata ego aina rohkem lahustama, et saada siis päris sellele tõele jälile, mis iganes tõde see sinu jaoks on, näiteks, et kes ma päriselt olen. Aga ma annan sulle veel viimase kaardi ja siin on näha, et ütleme nii, et kui sa hakkad seda lohel selle pea maha võtma, et siis nad võivad hakata justkui, ütleme nii, et kui see on su ego, et siis see ego võib hakata nagu selline enda saboteerimine, et need tumedad osad võivad hakata justkui vastu mängima või nagu selline enda saboteerimine võib pihta hakata, et kas ma ikka teen niimoodi ja et äkki see, mis ma teen, see on vale või kas ma ikka saan, ma ei tea, paremasse seisundisse või paremat elu nautida. Et see nii-öelda sinu tume pool või see, kes on siin nagu raskuses hoidnud, see nagu sisemine sees, võib-olla ka välised inimesed, et võivad hakata tänu sellele, et sa muudad ennast ja liigud nagu paremuse poole iseendas, kes sa tahad oma elu ja maailma paremaks teha, oma sisemist maailma siis. Et siis võivad hakata inimesed sinu ümber või siis mingid sinu tumedad osad hakata nii-öelda justkui paluma, et ära jäta mind või ma ei saa ilma sinuta või ja et kas see kõik on ikka õige, et igasugused sellised mõtted võivad hakata tulema ja ka mingid, mis igatahes enesesabotaaž võib nagu toimuda ja tekkida, et sellest tasub teadlik olla. Aga palju ei ole enam jäänud, põhimõtteliselt üks käeliigutus ja lohel on pea maas ja võit on käes. Et sellele grupile tuli hästi huvitav sõnum, ma ei arvanud, et selline sõnum siia tuleb, aga veel selline oraklikaardid sulle. Siin on nõid, et õiglus on tulemas ja siin ta on valmis nüüd, ta vaatab, et kas võtta seda kurikat või seda mõõka, ehk siis seesama mõõga teema ja nagu pea maha teema. Et midagi on selles mõttes nagu väga muutumas. Et võib-olla sa hakkad rohkem enda eest siis seisma, et see võib ka olla, et sa ei tee enam nagu võib-olla head nägu, et rohkem sellist enda austamist võib siin olla. Et see raskus, mis on olnud su elus, et see ongi nüüd, et sa kasutad seda nagu kütusena, et see ei, jah, pigem see nagu motiveerib sind ja aktiveerib, et see on sulle nüüd uut elu andnud või siis sa nagu oled jõudmas sinna. Ja see, kuidas sa vanasti siis või siis võib-olla siiamaani toimid või varasemalt võib-olla rohkem toimisid, see võis tulla nagu su nii-öelda vanematelt ja su ümbruskonnast, aga ei ole vaja olla nagu pahane teiste peale või vanemate peale, et nad on sind selliselt kasvatanud või et nad ei ole võib-olla olnud võib-olla parimad eeskujud või et midagi on olnud, mis on sind sellisesse seisundisse toonud, kus sa ei ole olnud iseenda suurim toetaja. Aga siin ongi see, et ei pea nagu teistega võitlema, aga hea on nagu iseenda eest seista. Ja veel on sulle, et suhtlemine on nii-öelda võtmetähtsusega, väga tähtis on suhelda, et siin on mingi, võib-olla see siis ka varasemalt ei väljendanud ennast niimoodi, nagu sa tahtsid. Et võib-olla sa tegid, ma ei tea, kas sa tegid võib-olla head nägu varem, aga et see ka nüüd lõpeb, et sa ei
hoia enam nagu silmi kinni või sa ei peida ennast ära, et nüüd sa hoopis nagu avad ennast, sa oled rohkem avatum. Aga siin ma ei näe seda, et see oleks selline hästi suur nagu vestlemine või enda jagamine pidev. Pigem ma näen siin sellist küpset rääkimist, et vajaduspõhine, et ma räägin siis, kui on vaja. Ja kui mul on vaja, ma ei tea, ennast väljendada, siis ma seda teen. Aga siin ei ole sellist liigset jutustamist võib-olla. Ja veel siin on, et keskendu siis nii-öelda andmisele või teiste teenimisele. Et siin on nagu mingi vajadus, võib-olla siin on mingi vajadus inimesi aidata ja toetada, teiste jaoks olemas olla, aga kindlasti ei tohi tulla iseenda arvelt ja see ongi see suhtlemise osa tähtis, et anna nii palju, kui sa suudad ja kui sa rohkem ei suuda anda, siis väljenda seda. Aga ongi, et ole avatud andmisele, aga niimoodi õiglaselt, mitte liiga palju. Ja siis on sulle veel, et küpsus on õppimine minema astuda inimestest ja olukordadest, mis nii-öelda on kuidagi ohtlikud sulle või mitte füüsiliselt, aga võib-olla füüsiliselt, mis on mingilgi moel ohtlikud sinu meelele ja eneseaustusele ja väärtustele ja moraalidele ja eneseväärtusele. Et kui miski ja see samamoodi, et sa ei ohverda ennast, et sa sead esikohale, ütleme niimoodi selle, et sul oleks meelerahu, see on seesama, kus ta iseenda pead tahab maha võtta. Et püüdle selle poole, et mida ma saan teha, et mul oleks rohkem meelerahu ja kuidas ma saan ennast rohkem väärtustada ja kuidas ma saan oma väärtusi järgida. Et enne kõike sul on vaja ise oma väärtusi järgida ja nendele kindlaks jääda, enne kui sa võib-olla seda hakkad teistelt nõudma. Ja siis on ka, et sõprus on sama oluline kui kõik teised lähisuhted. Ära lõhu häid suhteid oma elus. Sa saad ennast tõestada ka leebemaid teid pidi. Ehk siis on jälle see suhtlemine, et võib-olla on vajadus suhelda leebemalt. Võib-olla sa oled olnud kuidagi terav, et siin oli see mõõkade kuninganna, kes võib olla otsekohane ja konkreetne ja liiga teravalt öelda, et natuke oleks vaja nagu pehmemalt neid asju teha. Et siin oli ka see karikate 2, kus on see mees ja naine ja käest hoiavad kinni ja karikad on käes, ütleme siis niimoodi, et siin on nagu selline avatud süda, et läbi avatud südame siis saab palju paremini nagu suhelda inimestega, kui et lihtsalt nagu kuidagi tõre olles. Ja siis on sulle veel minu kirjutatud sõnum, millest ma algul ei saanud aru, et miks, et kuidas see sõnum sulle siia sobitub, aga nüüd ma saan lõpuks aru. Ja siin on, et koos loome meie oma paradiisi maa peal. Ehk siis tõenäoliselt, kas sul on keegi olemas või ei ole, või on need sinu sõbrad või lähedased, ja see on see teenimise teema. Et sa saad nii lähisuhetes kui siis ka nagu laiemas maailmas olla teiste jaoks kuidagi kasulik ja sa saad läbi leebema tee siis inimestega palju paremini suhelda ja ühist keelt leida. Ja nagu ma ütlesin juba, et ütle, kui sul on midagi vaja ja ütle, kui sulle midagi ei sobi, aga leia viisid, et kuidas seda kuidagi leebelt teha. Ja siia lõpetuseks ma tahan veel öelda, et mul jääb ikkagi see kaart jäi veel silma, et austa siis öelda, ma ei tea, oma vereliini või mingeid liine, ütleme nii, et mida kõike nad tegelikult sulle head on andnud. Et kui on olnud keerulised olukorrad, et siis mõtle sellele, et mida head nad sulle on andnud. Et tegelikult sul on veel hästi suur potentsiaal kasvada ja laieneda, see on see ülempreestrirna, kes mul tahab siin silma jääda. Et siin on mingisugune väga suur potentsiaal ja sul on võimalik seda avastada ja avaldada ja laiendada ja suurendada. Ja siin tegelikult, hästi ma ütlengi niimoodi, et sind on ootamas võib-olla mingid veel suuremad teadmised ees, aga lihtsalt mingi etapp siin tuleb läbi teha ja siis sa saad liikuda siis nende teadmiste suunas ja selle suunas, et see vana sina nagu kaob ära ja tuleb uus puhtam sina.
selline mängulisem ja avatum, kes on ühenduses siis ütleme nii, et kosmosega ja kõiksusega ja paremas ühenduses üldse teiste inimestega ja ka iseendaga. Et see on see potentsiaal, kuhu sa nagu peaksid välja jõudma või on võimalik sul välja jõuda, sa ei pea sinna jõudma, aga see on sinu potentsiaal. Aga siis seekord sai selline ladumine ja tšau. Ja tere sina, kes sa valisid teise grupi. Korra veel tõstan. Ja siis hakkan siit järjest võtma. Ja pärast võtame veel oraklikaarte ka sulle. Ja esimene sõnum sulle on karikate kuninganna, kes on siis väga hooliv. Siin on, et ta valab vett sealt tünnist. Kui sa oled nüüd sina, kui sa oled see armastav hooliv inimene, siis sa oled armastav hooliv inimene, võib-olla siis pigem selline avatud südamega või suurema võimega inimestest hoolida ja armastada ja näha nende sisemust ja näha siis võib-olla raskest pinnast sügavamale või näha inimestes seda, mida nad võib-olla ei taha näidata või et selline, jah, ma ütlengi, et nagu avatud südamega inimesed on siin ja siin on sauade äss ehk siis mingisugune uus algus, mingi põnev uus algus, nagu tuli põleb, ma ei tea, kas see on sisemine tuli sul näiteks, aga see on ka see, et sa võib-olla ka siis alustad või oled alustanud midagi, et sa tahad nii-öelda kõrgemale jõuda uuele tasandile ja sa tegeled sellega, et sa oled alles ronimas sinna nagu kõrgemasse kohta ja nii-öelda avatud süda aitab sind sellega ja selline elurõõm ja avastamistahe, et see aitab sind jõuda sellele uuele tasandile, kus sa saad siis asju vaadata nagu laiemalt ja nii-öelda pealt poolt näha siis suuremat pilti võib-olla. Ja siin on karikate 3 ja see on selline nagu tähistamine, see on teistega koos olemine, kuigi nad on siin katte all ja varjus. Aga see on koos olemine ja numbripäev oli 22 ehk siis see on selline nagu koostöö ja teistega koos olemine ja jagamine. Ja nad kõik jagavad sinna armastust, ütleme nii, et valavad sinna seda vett ehk siis see nagu emotsioonid. Et siin ka see inimene nagu valab seda vett ja ta jagab, et see võib-olla ma tahan öelda, et sa nagu jagad ennast võib-olla rohkem ja see, mis sa teed iseenda elus, seda sa näed ka nagu väljaspool, ehk siis väline maailm peegeldab sisemaailma. Et võib olla rohkem seda nagu üldse teiste inimestega oma elu jagamist, võib-olla armastuse jagamist ja nemad peegeldavad sulle seda sama tagasi, et see, mis sina oled, seda saad sa ka tagasi. Ja su ümber siis võib-olla on inimesed, kellega sa saad ennast jagada ja siin ma panen veel selle sõnumi, mis ma kirjutasin, et armastus tahab sinu juurde tulla, lase ta sisse, võta ta vastu. Et see ongi see avatud südamega elamine, et tegelikult see on sulle omane, see karikate kuninganna, et see oled sina, see oledki sina, sulle ongi omane elada avatud südamega ja jagada ennast inimestele. Ja siin ma tahan öelda ka seda, et ta kastab seda lille siin põhimõtteliselt või see kasvab siin, et muru on rohelisem seal, kus sa seda kastad. Ehk siis see, kus sa panustad, seal on sulle tegelikult hea olla ja need 3 võivad olla su sõbrannad, sõbrad, kellega sa saad ka siis jagada ennast ja olla sina ise. Ja siin on keiser, kes istub siis selle alasi all ja ta ise hoiab seda nööri, ehk siis ta saab ise selle alasi endale pähe lasta. Ehk siis ütleme nii, et kui sa oled sina, siis sina ise vastutad oma hea olu eest ja hea elu eest ka. Ja tal on raamat käes, et sul on tegelikult piisavalt nagu tarkust, et teada, et kui sa selle nagu raskuse enda pähe lased, siis sul on raske. Et ära lase, ütleme, et kui sa nagu mõtted, siis ära lase neid raskeid mõtteid enda pähe. Sina ise hoiad seda nööri, sina ise vastutad oma hea olu eest. Ja selle eest, et milliseid mõtteid sa mõtled, mis, ma ei tea, olukordi ja situatsioone sa oma ellu lased, et mida sa ligi lased endale, et sina vastutad selle eest.
mida sa teed ja mida sa mõtled. Et ütleme nii, et mõtted võivad sulle tulla, aga sa ei pea neid vastu võtma, sest sinu käes on see juhtpult, ütleme nii. Ja veel sulle on siin kuu ja samamoodi siin on näha põhimõtteliselt, kust kohast see inimene välja ronib selle redeliga. Ütleme nii, et ta ronib siit vee seest, selle sopa seest, ütleme nii, et raskusest ta ronib välja ja see on selline nagu alateadvuse mustrid või mingid sellised keerulised, ütleme, et natuke keeruline aeg võib-olla on olnud ja sa oled sellest välja tulemas ja sa saad sellest välja tulla siis, kui sa ise hoiad seda tuld üleval nii-öelda, kui sa ei lase sellel raskusel enda pähe tulla, enda peale tulla. Aga igatahes on sul nagu minemas paremaks, kui sa jätkad seda ronimist siin. Aga võtame sulle oraakli-kaarte veel ja sulle on, et sa oled väga ligidal oma eesmärkide täitmisele. Ehk siis ütleme nii, et see ronimine, võib-olla see on see ronimine, et paremasse kohta jõuda ja ennast paremini tunda. Et sa oled sellele väga ligidal, et jätka samas vaimus, ütleme nii, et liigu edasi samamoodi, et jätka seda tõusmist ja ronimist, et siis sa jõuad täpselt sinna, kuhu sa nii-öelda tahad jõuda. Aga veel sul on, et nii-öelda puhka, võta aeg maha, ole, et siin on seda kuud tuleb päris mitmel kaardil välja. Et ma ei tea, kuidas sul ööuni on või selline, no kuu on ka selline, võib olla nagu illusioonid või et see on selline ööelu, et ütleme nii, et puhkamine ja taastumine, lihtsalt olemine aitab sul jällegi olukordi selgemalt näha, et vaja on siin puhata ja aeg maha võtta ja see sama sõnum on tulnud siin meil ka varasemalt välja. Kui sa nüüd oled see, kes võtab selle paki jälle selle sama sõnumiga, et vaja on siis jällegi unistada, aeg maha võtta lihtsalt olemiseks. Et sellepärast, et seal on sulle mingi sõnum ja see kuidagi toetab sind jälle selles ronimises, selles kõrgemale tõusmises, paremasse kohta tõusmises. Ja see unistamine peaks sind kuidagi toetama. Et võib-olla see aitab su kuidagi rahuseisundis olla rohkem. Ja veel sulle on loss, et on aeg tervenemiseks, mitte sõjaks. Et miski on olnud, mis on sulle tekitanud raskust ja kuidagi see on, jah, ütleme nii, et midagi on nagu siis kokku varisenud, miski on tekitanud sulle raskust mingil hetkel ja siin ongi see, kus sa siis hakkasid nii-öelda üles ronima, et sa saaksid ennast paremini tunda, et sa saaksid paremasse kohta. Ja siin ongi see, et ma ei tea, mingi osa võib-olla sinust tahaks võidelda, aga targem on, ütleme nii, et rahus olla, rahus püsida nii iseenda kui ka teistega, sellepärast et siin on veel kaarte, mis ütlevad, et see võib olla ka seotud teiste inimestega ja siin on, et helistada või mitte, kirjutada või mitte, igatsed, järelikult tahad ühendust võtta, jäta hirmud kõrvale ja tee seda, mida süda igatseb. No mina siin ei ütle, et sa pead inimestele kirjutama, kelle peale sa võib-olla mõtled, et kui on nüüd see sõjaolukord või nagu, mitte päris sõda, aga et miski on olnud keerulist näiteks kellegi teisega, siis ma ei ütle siin, et sa pead nendega suhtlema, aga on okei neile mõelda ja ei pea mõtlema nendest negatiivselt. Ja kui sa tahad suhelda, siis see on okei ka suhelda nendega. Ja siin samamoodi võib olla see, et nagu oma sõpradega, sõbrannadega, et sa tahaksid võib-olla rohkem suhelda või ühendust võtta, siis muidugi tee seda, kui see sind toetab, kui see on see, et muru on roheline seal, kui sa seda kastad ja kui sa tunned, et nemad ka sind kastavad vastu, siis muidugi võta ühendust, kui sa tunned, et sul on selleks vajadus ja veel sulle, et lase vabaks asjadest, mis sulle haiget tegid, aga
ära unusta seda, mis see sulle õpetas ja see on seesama lossi teema siin, kus on vaja nagu rahus olla ja rahu teha siis minevikuga ja nende asjadega, mis sind on raskesse olukorda võib-olla pannud. Aga ja seal ei ole see, et andesta ja unusta. Ei, just on see, et võta see õppetund ja teadvusta, mida see sulle õpetas ja võta kõik need kasulikud asjad sealt. Ja aga ära hoia kinni sellest raskusest. Et võta need nii-öelda head asjad sealt ja et sa oled väärtuslik ja sa oled väärt ilusaid asju. Usu seda ja teadvusta seda ja see on seesama karikate kuninganna, et tegelikult sa oled selline hooliv ja väga väärtuslik ja sa tead seda kindlasti, aga võib-olla sa alati ei mõtle seda niimoodi, aga seda on sul vaja aina rohkem teadvustada. Et sa oled väärtuslik ja et sul on palju anda maailmale ja siin on näha, et siin on see vesi ja et sinu ümber on ka inimesed, kellel on tegelikult ka sulle võib-olla palju anda ja jagada. Et hoia enda ümber ka inimesed, kes sind nii-öelda toidavad vastu, kellega sa tunned ennast toidatuna ja hästi. Aga enne segades võttes sulle seda sõnumit, et armastus tahab sinu juurde tulla, lase ta sisse ja võta ta vastu, siis hüppas üks sõnum sulle ise välja. Et tihti, kui inimene ei suuda kõrgemat teadvust vastu võtta, siis ta jääb sel ajal magama. See võib olla nüüd mediteerimise teema või selline, et võib-olla sa proovid näiteks, et ma proovin olla rahus ja lihtsalt olla, et ma ei vaata telefoni, aga siis sa lihtsalt jääd magama. Et siin võiks rohkem olla seda nagu ärkvel olekut, ei, sa ei pea magama selleks, et nagu jõuda paremasse seisundisse, kuigi hea puhkamine ja magamine ka aitab. Aga siin võivad olla inimesed, kes näiteks jäävad mediteerides magama, tegelikult see on okei. Ja see on lihtsalt mingi etapp, ütleme nii, tegelikult sealt ühel hetkel sa peaksid välja tulema, kui sa oled nagu sinna kõrgemale jõudnud ja kui me võtame nüüd vaimse teema sisse, et ühel hetkel sa jõuad nagu sinna kõrgemale ja sa kohaned paremini nende nii-öelda kõrgemate ja kergemate energiatega ja siis ütleme nii, et sa ei jää enam magama. Vähemalt mitte nii tihti enam. Aga siia sai päris selline üsna kerge sõnum ja et liigu edasi ja et sa oled õigel teel ja sa varsti jõuad oma sellele soovitud tulemuseni või sinna, kuhu sa hetkel sihid. Ja siis järgmine kord jälle vaatame, kuhu sa edasi oled jõudnud või kuhu sa liigud. Aga tšau praegu. Ja tere sina, kes sa valisid grupi number 3. Ma tõstan siit ja siis ma kohe võtan sulle siit järjest sõnumeid ja pärast võtame oraklikaardid ka sulle. Ja esimene sõnum sulle on kuu ja siin on, ütleme, et siin on selline nagu teadvustamine, teadlikuks saamine mingitest alateadvuse mõjutustest, sellepärast, et nad kõik vaatavad selle vähi poole siin või krabi poole ja siin on nagu täielik, ütleme nii, et selgus on tulemas mingitest, mingitest mustritest, alateadvuse mõjutustest. Siin on nagu mingi selgus tulemas ja teadlikuks saamine. Asjad on nagu selginemas ja veel on sulle maag. Ja maag on väga võimas, ta kasutab kõiki 4 elementi väga edukalt. Ehk siis sa oledki selline nagu mingi meisterlikkus on siin nagu saavutamas. Sa oled saavutamas mingit meisterlikkust praeguses eluetapis, kus sa hetkel oled. Ja võib-olla see ongi siis nagu mingi iseenda avardamine võib-olla ja iseendast teadlikuks saamine, mingit võib-olla võimete teema. Sa oled aina rohkem siis avanemas siin. Ja siin ma tahan öelda ka, et sul on nagu mingid abilised ka olemas põhimõtteliselt, ütleme, et kas peenenergias või siin maailmas, kes aitavad sul, ütleme nii, et neid elemente, neid 4 elementi ka kasutada ja rakendada oma elus ja kuidagi enda kasuks tööle panna. Et kui sa võtsid selle pakki, siis tõenäoliselt sa tead, mis ma räägin.
ja siin on karikate 7 ja siin ei ole enam mingeid kiusatusi. Et muidu oleks siin nii-öelda originaalis oleks siin mingid kiusatused, mingid valikud, briljandid, draakonid, mis iganes seal on nendes karikates, aga siin ei ole neid kiusatusi ega valikuid enam, et kõik karikad on puhtad. Et selline ego puhtus on, et siin inimesed on tegelenud oma egoga ja puhastamisega raskustest ja nii-öelda mustusest ja pimedusest. Ja ongi see nagu teadlikuks saamine. Et siin on mingisugused tugevad inimesed, ma tahaks öelda, et vaimselt kuidagi tugevad ja arenenumad võib-olla. Ja siin on mündi 7 ja siin ongi, et viljad on nagu tulemas, et sa oledki juba nagu väga ligidal sellele, et kuhu sa tahad jõuda. Kui see on nagu see näiteks mingi vaimne teema, siis sa oled väga ligidal, et viljad on juba näha. Ja siin on jällegi selles mõttes meisterlikkus, et inimene lihtsalt ei vaata, kuidas need kasvavad, vaid samal ajal ta tegeleb muude tähtsate ja viljade kasvu toetavate tegevustega. Et see ei passi niisama. Et sa ei vaata, kuidas need viljad kasvavad, kuna nad tulevad, vaid siin on jälle see meisterlikkus ja nagu rahu ja teadmine, näed mündi kuninganna, et kõik, mis sul on vaja, see tuleb sulle ise. Ja see madu toobki selle mündi talle, ehk siis ongi see, nagu ma ütlesin, et sul on nagu mingid toetajad, kes sulle toovad kõik, mis sul on vaja. Siin on ka tal see madu kaelas ja see karikas antakse talle ja see väike ahvikene hoiab seda münti. Et tõesti toetajad on olemas ja siin on selline küpsus, teadmine, et kõik, mis sulle nagu peab tulema, see tuleb sulle. Ja sa ootad rahulikult, sa ei pea punnitama, sa ei pea nagu mitte midagi liigset tegema, kui vaid ütleme nii, et hetkes olema. Siia karikate 7 ma tahan veel öelda seda, et ma mõtlen nüüd, kuidas arusaadavalt seletada, et siin, ma tean, mis ma tahan öelda. Et ütleme nii, et siin karikate sees ei saagi olla midagi, millest sa ei mõtle. Et näiteks, kui sa mõtleksid, see on see, et inimene loob nagu mõttega ja manifesteerimine. Et kui sina nüüd projekteerid sinna mõtted, et siin on see draakon, et siin on need raskused ja et mida teha, siis tegelikult need ongi seal. Aga et kui sa hoiad oma mõtted puhtana, siis seda näitabki see, et karikad on nii-öelda tühjad, nad on puhtad, need on puhtad karikad, ehk siis see on nagu selline puhas tunne. Et kui sa ei pane sinna oma peas nagu raskeid valikuid, siis tegelikult neid ei olegi seal. Ma usun, et kui sa selle paki valisid, siis sa saad aru, mis ma mõtlen. Aga vaatame oraakli-kaarte sulle ja siin on need negatiivsed mõtted ja pinged on nagu linnud. Me ei saa neid peatada lendamaks meie ligidal, aga me saame peatada neid, et nad ei teeks pesa meie meeles. Ehk siis see natukene on see, läheb kokku selle karikate 7-ga, et see, mis sa ise mõtled, et seda sa lood, on ja. Ja kui sa ei lase neid negatiivseid mõtteid enda pähe, siis tegelikult nad ei saa ka pesa teha seda, nagu ütleme, et raskust sinna karikasse sinu ellu luua. Kui sina ise ei lase neid oma ellu, neid raskeid mõtteid, negatiivseid mõtteid, siis nad ei saa ka sinna jääda, neil ei ole kuskile, kuhu maanduda. Aga veel sulle sõnum on, et improviseeri. Ja see on sellised vinged holograafilised mustrid, valgusmustrid. Et siin on mingisugune improviseerimise vajadus, võib-olla see on see maagiteemaga ka läheb kokku natukene. Et kui sa tahad midagi luua või kui sa tahad energiast midagi liigutada, siis on okei improviseerida, on okei katsetada. Et sa ei pea võib-olla kuskilt raamatutest või internetist mingit infot ja teadmisi otsima, et tegelikult sina, kes sa selle valisid, mulle tundub, et siin on sul on juba piisavalt teadmisi või võimeid ja oskusi ja sa saad luua endale, sa saad endale midagi luua ja ka maailma ja sulle soovitatakse siin, et improviseeri, et katseta, ise luua midagi, ise manifesteerida asju, võib-olla siis teistmoodi, kui
kui näiteks maailm ütleb või teistmoodi, kui sa oled õppinud. Et siin saab nagu uuele tasemele liikuda või nagu laiendada siis ütleme nii, et seda taset, kus sa juba oled. Et selline kasvamine on siin. Ja veel sulle, et küllus on sind ees ootamas ja see on see mündi kuninganna siin põhimõtteliselt, kellele see madu annab mündi. Ehk siis see on jälle see toetaja, et võib-olla see ongi see nagu see loomine, manifesteerimine, et sa lased asjadel iseenda juurde tulla, et sa oled juba sellises kohas, kus sa saad asju ligi tõmmata ja sa tead, et sa saad, kui on vaja, siis sa puhkad ja kui on vaja, siis sa teed tööd. Et selline, sul on ka selline võib-olla tasakaal olemas, sa tead, kuna tegutseda, sa tead, kuna tagasi hoida. Ja praegusel rajal püsidel, siis sind ootab edu ees. Ja veel sulle on, et nii-öelda autasusta ennast, hinda iseennast, anna ka endale. Et seda sa võiksid võib-olla siis rohkem teada, et kuna ka iseendale anda, et me oskame väga hästi teistele anda, aga siin võib-olla öeldakse sulle, et anna ka endale rohkem. See hoiab ju ka tegelikult asju tasakaalus ja siin on tal käes see merekarp, ütleme nii. Ja me teame, et kui sa paned kõrva juurde selle, siis sa kuuled nagu merekohinat. Ehk siis see on seal nagu rahulikult olemine, see on vastuvõtmises olemine. Ja see on samamoodi see mündi kuninganna, kes laseb endale anda, et võta ka vastu, kui sulle andakse. Et ole avatud ka vastuvõtmisele. Ja see vastuvõtlikkuses olemine ka nii-öelda avab sind ja nagu suurendab su energiat ja puhastab sind ja hoiab sind nagu kerguses ja ma ei tea, tekitab motivatsiooni ja hoiab selle su energia nagu püsivamalt siis kõrgena. Ja veel sulle sõnum on, et on okei unustada, on okei taas mäletada uuesti ja uuesti ja uuesti. Ehk siis siin võib olla see, et võib-olla sa kipud vahepeal nii-öelda unustama, ma ei tea, selle, kui võimas sa oled või et sa oled juba mingist nagu etapist ja sa oled mingist takistusest nagu edasi läinud, edasi saanud, aga vahepeal tuleb nagu sellised väikseid tagasilanguseid ja see on jumala okei, et see tuleb. Aga siis sul jälle tuleb meelde või sa tuletad endale meelde või siis elu tuletab sulle meelde, et oota, see on juba koht, mis me juba ära lahendasime, juba tegelesime sellega. Ja see on okei, selline edasi-tagasi natuke käimine on väga okei. Et siin võib olla sellist natuke kõikumist ja siin on ka natuke sellist nutmist, emotsiooni. Ja see võib ka olla see, et kui vanasti sa võib-olla vaatasid kõiki neid karikaid ja nägid, et ongi seal raskused, ongi seal hääd asjad ja raskused ja takistused, et aga nüüd sa vaatad nagu teistmoodi neid asju ja maailma. Ja on väga okei, kui sa vahepeal jälle vaatad vanamoodi, aga siis sa jälle vaatad niimoodi seda uut moodi, kuidas need negatiivsed mõtted sind tegelikult ei mõjuta ja et sina oled sina ise haldad oma mõtteid ja oma elu ja energiat tegelikult väga hästi ja meisterlikult. Ja sa tead, et kui sa oled nagu vastuvõtlikkuses ja rahus ja selline tasakaalukas, siis tegelikult kõik, ütleme nii, et voolab. Ja veel sulle siin on, et seisa enda eest. Võib-olla on mingi koht, mingi olukord või mingid inimesed, kus sul on vaja iseenda eest seista. Ja on vaja teatavaks teha teistele, et see on mulle okei, see ei ole mulle okei. Ja see on ka samamoodi see, et võib-olla vanasti sa lasid mingitel asjadel lihtsalt mööda minna, et keegi tegi midagi, mis sulle ei sobi, siis sa pigistasid nii-öelda silma kinni. Siin samamoodi, et sa võtsid nagu käed silmade ees, aga need ajad on läbi tegelikult, et ütle, kui sulle miski ei meeldi. Ütle, kui sa tahad, et asjad oleksid teistmoodi, sest see ilmselgelt on nagu kõikidele suures plaanis kasulikum, kui me oleme avatud ja räägime, et mis sobib, mis mitte, et kus saaks paremini. Et see on selline lahendustele orienteeritus. Ja see tegelikult ise toobki juba nagu seda valgust, see rääkimine ja avatud olemine, aus olemine, 44 oli siin kella peal.
see on selline väga suur tasakaal. Et selline avatus toob suures plaanis väga palju kasu siis kõikidele ja see aitab näha, et kus meie ausust ja rääkimisi ja jagamisi siis võetakse vastu ja kus seda ei võeta vastu. Aga veel sulle siis sõnum on, et inimene ei saa rääkida millestki, mille kohta ta tegelikult ei tea. Seda saab mitut moodi võtta, et näiteks, et kuigi sa oled selline võimekas ja teadlik ja sul võivad olla mingid tajud avardunud ja sa võid ka teada mingit infot näiteks inimeste kohta, maailma kohta, aga see ei tähenda seda, et sa tead kõike ja sa ei pea punnitama näiteks seal, kus sul ei tule infot. Ja me ei peagi kõike teadma. Aga viimane sõnum sulle on, et maagiline aeg on sul käsil. Nii palju uut ja põnevat, nii palju rõõmu, naudi iga hetke ja talleta kogetu oma meeltesse, siis on, millega argipäevas end rõõmustada. Väga super kaart, ma jätsin sulle selle lõppu siia. Ehk siis ongi, et see on nagu väga head ajad on siin või midagi on nagu väga hästi ja on mingi etapp, kus sa oled nagu endast veel teadlikumaks saama ja sa oled veel rohkem ennast avastamas ja rohkem võib-olla endaga leppimas ja elu rohkem võib-olla usaldad, et sa oled nii-öelda õiges kohas ja et on okei olla see, kes sa oled ja et on okei rääkida ja end jagada ja et sul on toetajad ja et elu kannab sind. Aga sulle sai seekord selline sõnum ja tšau. Ja tere grupp number 4, kes sa valisid selle grupi. Nii, ma võtan siit järjest sulle sõnumid ja pärast võtame ka oraklikaardid. Ja esimene sõnum sulle on õiglus. Ehk siis mingisugune, ütleme, et mingisugune õiglus peaks saama nüüd jalule seatud. On võib-olla mingid inimesed, kas sa oled siis sina või keegi tuleb sinu juurde, aga keegi vajab mingit õiglust, keegi tunneb, et ta on justkui vähemuses, et tal on vaja, ma ei tea, abi või toetust, kust iganes, ma ei tea, riigilt või kelleltki inimeselt või see mingi firma, mis iganes, et siin on isegi nii-öelda kuningas on siin, põlvitab selle õigluse ees ja ma ei tea, kas ta palub armu või mida, palub õiglust. Et kas siis on olnud mingi ebaõiglus või mingisugune selline õigluse tagaajamine käib ja karikate 9 on siin. Võib-olla ongi see, et keegi justkui ma ei tea, ma ütlen nii nagu tuleb, et justkui nagu ütleme, et firma, võtame firma näite, et siin on see kuningas ja siin on see nii-öelda kerjus või keegi, kes saab justkui vähem ja siin on samamoodi see karikate 9, et siin on see inimene, kes justkui saab rohkem, ütleme nii, et nagu boss, aga siis on keegi, kes peab nagu tööd tegema, et sellel bossil oleks raha. Mingisugune selline õigluse tagaajamine käib. Siin tuleb jälle välja see sõnum, et selleks, et kellelgi oleks rohkem, peab kellelgi justkui vähem olema, aga tegelikult see ei pea nii olema. Väga huvitav, aga vaatame veel. Ja karikate 5 ongi, siin on jällegi keegi on nagu, et siin on inimene, kes on nagu mustas masenduses ja ta ei näe, et siin on keegi, kes tegelikult ka abi vajab. Ehk siis inimesed, ma ei tea, kas see oled sina või mis see on, aga keegi, see on kogu aeg nagu 2 inimest, kogu aeg keegi nagu vajab midagi ja kogu aeg keegi nagu annab midagi või nagu ei märgata, et mis sinu ümber toimub. Selline nagu tasakaalutus on, et ei ole nagu võrdsust. Keegi saab justkui kogu aeg vähem. Aga tegelikult on see jällegi selline perspektiivi küsimus. Sellepärast, et ka kuningal, ütleme nii, et ka firma bossil on raskused ja samamoodi sellel töötajal ja alluval on ka raskused, et nendel mõlemal on raskused, aga nad lihtsalt näevad asju teistmoodi. Ehk siis siin on nagu mingid raskused, et kõikidel inimestel on raskused, aga võib-olla siis sina
või keegi, et sa oled nagu sellesse raskusesse nii kinni jäänud või sa mõtled, et sinul on ainult raske. Aga tegelikult on nagu kõikidel raske, teistel on ka raske. Et ei ole vaja nagu iseenda sees ainult mõelda ja marineerida ja nagu genereerida, et mul on nii raske ja teistel on nii lihtne. Siin ma ütlen selle sõnumi, loen sulle, mis ma võtsin sulle enda kirjutatud. Ehk et pole vaja genereerida võlts hirmu stsenaariumi oma peas ja siis neid kordusena muudkui uuesti ja uuesti läbi elada. Sa juba elad seda läbi oma peas. Mida rohkem seda kordad, seda reaalsem film ja seda reaalsem tunne ja hirm. Ehk siis ongi see, et siin on hästi palju sellist negatiivsust ja palju mõtlemist, et kui raske kõik on. Siin on ette muretsemine, et mis kõik valesti läheb. Ja ongi see keskendumine sellele, mis on valesti, aga ei näe seda, mis on hästi. Et siin on see perspektiiv on natukene nagu vildakas ja ei märka nagu häid asju, mis elus on olemas. Ei tahagi neid märgata. Et ütleme nii, et headele asjadele on nagu selg pööratud. Aga veel sulle on karikate 10, mis tegelikult on ikkagi hea kaart ja siin on sõprus ja pere ja lähedased ja see on koos olemine. Et siin võibki olla tegelikult seda, et võib-olla sa tahaksid, et oleks nagu selline rohkem, ma ei tea, võrdsust siis, ma ei tea, sinul või maailmas või et aga see on tegelikult su enda teha. Et kas sa näed nagu eraldatust, sest siin on nagu mingi eraldatus, mingi tasandite vahe, et sa näed teisi kuidagi, ma ei tea, kas endast kõrgemana või madalamana või kuidagi teistsugusena. Et aga sina oled see, kes saab need inimesed kokku tuua, sina ise oled see, kes saab need nii-öelda lõkke äärde tuua nagu koos tantsima. Sellepärast, et kui sa keskendud sellele nagu raskusele, siis sa ei märka seda, mis ühendab nagu kõiki inimesi ja inimkonda ja tiimi näiteks. Ja siin on ka surmakaart ja siin on mündi 4, et isegi kui on nagu surm silme ees, siis ikka hoiad oma müntidest kinni, ikka hoiad raskusest kinni ja sellest, et nagu sellest mõttest, et kui raske mul on, et ei taha nagu, ma ei tea, et kas ei taha teistele anda või nagu nii suur mure on raha pärast ja nagu klammerdumine. Et nad mõlemad siin hoiavad nagu siin südame juures hoiavad kinni. Et ma ei tea, see fookus ongi nagu valel asjal, et nii kaua, kuni näiteks raha on tähtsam või sinu stress on tähtsam. Siin ongi see, et stress on tähtsam kui hea tunne. Et sa parem stressad selle asemel, et tunda ennast hästi ja see on puhtalt tegelikult valik ja jällegi perspektiivi küsimus ja ma tean seda, et on inimesed näiteks, ma ei tea, miinimumpalgaga ja neil tõesti ongi raske. Aga nagu eelmises ladumises, siis seal ühes grupis tuli ka see välja, et näiteks, et kui inimene on ratastoolis, et inimene, kes on ratastoolis ja inimene, kes ei ole ratastoolis, et nad mõlemad saavad ennast täpselt sama halvasti tunda ja nad mõlemad saavad ennast täpselt sama hästi ka tunda. Et see on see, et ka rikkad nutavad ja ütleme, et surm tuleb ka rikastele, nii vaestele kui rikastele, kõikidele tuleb see sama, ütleme, et kõiki ootab põhimõtteliselt see sama lõpp. Siin ma ütlen, et tegelikult on olemas, sul on nagu väga palju häid asju olemas, ma ei tea, inimesed, perelähedased, nad on sul olemas ja kui sa oskad nagu fookuse tuua sellele, mis sul on olemas, mis sul on hästi, siis sa tegelikult saad ka ennast hästi tunda. Et siin tulid natuke tõsisemad sõnumid võib-olla, aga nii on. Ja vaatame oraklikaarte sulle nüüd ja siin on, et elu ja aeg on maailma parimad õpetajad. Elu õpetab meile, ütleme, et ajakasutust ja aeg õpetab meile eluväärtust. Ehk siis elu õpetab meile ajakasutust, see võiks ollagi see, et näiteks, et millele sa keskendud, kas murele ja stressile, sellele, mis halvasti on, või siis sa valid pigem keskenduda sellele, paned oma aja sellele, et nautida häid hetki, kui need on olemas, kui need tulevad. Ja samamoodi on, et elu õpetab mulle
et aeg õpetab meile eluväärtust. Ehk siis see ongi see väärtustamine, see perspektiiv, et tihti inimesed vaatavad aastaid või aastakümneid hiljem tagasi ja mõtlevad, et tegelikult see oli väga hea aeg, et ma ei osanud seda hinnata. Ja seda oleks hea juba praegu märgata, teadvustada, et mis sul on hästi, mis sul praegu tegelikult on hästi. Ja samamoodi teadvustada, et mida saab paremini teha, et kus ma saan asju parandada ja keskenduda pigem lahendustele, mitte mõelda ainult sellele, et asi on raske, asi on halb, asi on raske, asi on halb ja muudkui seda korrutada. Et see ei too mitte mingit kasu nagu reaalselt. Püüa nagu mingeid lahendusi leida, sellepärast et see aitab sul raskusest välja tulla, mitte nagu selline kinnine olemine ja stress ja mure, et see ei aita sind raskusest välja. Ja siin ongi, et aeg õpetab meile, et eluväärtust, et mis on elus tegelikult päriselt tähtis, et kas see on nagu see raha või see on inimesed ja lähedased. Ja veel sulle on, tule tagasi oma keskmesse. Ehk siis see ongi selline, et siin on vaja kuidagi iseennast rohkem väärtustada ja elu väärtustada ja oma keha ja seda, kes sa oled. Et märgata seda, kui habras on tegelikult inimese keha ja elu ja oma keha ka võib-olla rohkem hoida ja väärtustada. Et mitte, ma ei tea, liialdada toiduga ja mitte mingitele pahedele järgi anda. Ja mitte muudkui muretseda sellepärast, et miski otsa saab või et valesti läheb ja mis valesti on, nagu ma juba ütlesin. Et kui sa suudad rohkem olla sellises rahuseisundis, siis see kuidagi aitab sul nagu oma närvisüsteemi rahustada. See ongi see, et sa mõtled muudkui neid mõtteid ja sa oled oma närvisüsteemi ka, oma keha oled ka võib-olla nii stressi ajanud. Et siis toimubki muudkui see ringlus, kus on negatiivne mõte ja keha on, ma ei tea, stressis ja haige. Ja muudkui see ring käib niimoodi, et vaja on sellest ringist välja tulla. Et mõtle, kuidas sa saad närvisüsteemi rahustada, kuidas sa saad oma mentaalset seisundit parandada, et leia nendele lahendused. Et ära jää negatiivsetesse mõtetesse kinni, et leia need lahendused kindlasti. Et kaardivideode kuulamisest ei ole kasu, kui neid nagu lahendusi ei võta vastu ja ei tegutse lahenduste suunas. Ja veel sulle on süütus. Siin öeldakse sulle, et kõik on tegelikult nii-öelda süütud või puhtad. Ja siin öeldakse sulle, et anna endast ära rasked tunded. Anna ära süütunne ja viha ja süüdistamine, mis takistabki sul siis nagu seda südant avamast, mis hoiabki sul seda südame tasandit kinni. Ja siin ütlebki, et siis seejärel naudi taas seda rahutunnet iseenda sees oma südames veel kord. Et see on seesama sõnum, mis siit ka välja tuli, et tule oma keskmesse, et see südame tasandile tulemine. Ma ei tea, kui palju seda sõnumit nüüd vastu võtad või vastu võtta tahad. Aga see on sulle lahendus. Mingid negatiivsed emotsioonid ja mõtted ja tunded, et need on vaja lahti lasta ja lahendused ma juba ka andsin sulle tegelikult, et sa võid uuesti seda kuulata, seda sõnumit ja leida need nagu suunised ja need lahendused enda jaoks, et kuidas edasi siit minna, nagu et sul parem oleks ja parem hakkaks. Ja sulle on veel sõnum päikesekleit, tee seda enda pärast. Ehk siis seesama, et sul nagu parem hakkaks, sa pead seda ise enda pärast tegema ju. Et ütleme nii, et kui võib-olla sa tunned, et keegi teine on sulle haiget teinud ja maailm on sulle haiget teinud ja et kui sa nüüd lased need rasked tunded lahti ja kui sa, ma ei tea, kui sa hakkad tegelema endaga niimoodi, et sul hakkaks parem, siis seal võib tulla see mõte, et aga kui mul nüüd hakkab parem, siis justkui teised inimesed mõtlevad, et et kui keegi on sulle haiget teinud, et see justkui õigustab neid või et nende tegevust. Või et see justkui tühistab selle, et mul on halba tehtud. Aga tegelikult on see, et seal on vaja iseenda pärast endaga tegeleda, ennast hoida, ennast
nagu toetada, ise on vaja ennast toetada, ise on vaja enda nagu ilu märgata ja olla enda jaoks olemas. Siin võib-olla ei saagi oodata maailmalt, ma ei tea, võib-olla siin on inimesed, kes on oodanud maailmalt seda armastust ja toetust, et sind hoitaks, aga sul on vaja need asjad iseenda seest lahti lasta. Ise on vaja nagu vabaks anda need raskused ja seda kõike iseenda pärast, olenemata sellest, mis teised sinu kõrval või lähedal mõtlevad või arvavad või see pole üldse tähtis. Ja veel sulle on, et usalda kohti, kuhu sind nagu tõmbab, et mille poole sind tõmbab. Võivad olla mingid, ma ei tea, kas mingid, ütleme siis mingid kursused või mingid kohad, kuhu sind tõmbab ja usalda seda tunnet, et liigu sinna suunas, ütle näiteks, kui mingi teraapia või mingi asi, sa tahad nagu, et sul hakkaks parem ja sind tõmbab mingi teraapia, siis uuri seda, liigu selle suunas, see on jälle see lahendus, mis sind aitab selle suunas, et sul hakkaks parem. See ei tähenda seda, et sul nüüd kohe hakkab parem, et sa käid korra teraapias ära ja siis sul hakkab hea. Või et sa käid korra tervendaja juures ja siis sul on kõik mured kadunud. Ei, siin ongi see, et sinul on see oma roll, väga suur roll on sinul endal ja sellel, et kuidas sa maailma vaatad ja väga raske on näha maailmas ilu, kui su, ütleme nii, et silmad on mustad. Ütleme, huvitav väljend. Et see terapeut võib sulle öelda, et ma ei tea, kuidas asju paremini teha või kuidas asju lahendada, samamoodi need kaardivideod. Et aga sinul on see vastutus ja sinul on see suur roll ise võtta vastutus oma elu eest. Ja veel sulle on siin sõnum, et meid tõmbab ikka ja jälle tagasi nende juurde, kellega meid seob armastus. Nähtamatud niidid kahe inimese vahel on alatiseks, kui teineteist kord kirglikult armastatud on. Et siin võib olla siis see, et on siis võib-olla on siin ka paari suhtes probleemid näiteks, et mõlemad tunnevad, et ütleme nii, et kõrgepalgaline ja madalapalgaline või et mõlemad tunnevad, et neil on probleemid ja mõlemal on raskused. Ja võib-olla mõlemad tunnevad, et neid ei mõisteta. Ja siin on ka see, et suhteterapeut näiteks, et mõlemad lähevad selle terapeudi juurde või suhtenõustaja juurde ja nad paluvad sealt abi, ja tegelikult nad mõlemad vajavadki abi. Nad mõlemad tahavad, et nad oleksid kuuldud ja mõistetud ja neil mõlemal on probleemid, aga siin võib olla see, et ei mõisteta võib-olla teise vaatenurka, nähakse, et ma ei tea, et minul on ju halvem, et miks tema hädaldab või et teine mõtleb samamoodi, et minul on ju halvem, et miks tema hädaldab. Aga mõlemal on raske, mõlemal on ka häid hetki ja halbu hetki. Ja sellest saab välja tulla nii koos kui ka eraldi. Ja siin ongi see, et sul on vaja iseendale võib-olla siis nagu keskenduda, iseennast välja tõmmata sellest raskusest ja siia lõppu veel sulle üks kaart, et uus romantiline tsükkel algab. Et kuigi siin oli sellist hästi palju nagu negatiivset juttu või sellist mure ja stressi, siis tegelikult on ikkagi, siin on võimalik, et kui sul on nüüd suhe, kus on keerulised ajad, siis on võimalik seal asju parandada, on võimalik asju teistmoodi teha ja lahendused on olemas. Et see võib ka olla see terapeut või suhtenõustaja ja midagi nagu teistmoodi siis nagu proovida, kui sa ja usaldada neid kohti, kuhu sind tõmbab. Ja nagu ma ütlesin, et see terapeut, kes iganes, et peaasi, et sa nagu lähed kuskil, peaasi, et sa teed midagi, peaasi, et sa otsid lahendusi ja ei jää ainult nagu mõtetesse kinni. Aga kui see on nüüd, ütleme, sinu kaaslane, kes on see suures mustas masenduses, siis on ka see, et tema ei märka, et ka sul on vaja abi. Ja siin aitabki see terapeut ja nõustaja. Ja tegelikult ongi siin asjad saavad palju paremaks minna. Reaalselt siin saavad asjad laheneda ja paremaks minna. Aga lihtsalt
ma tahan siin öelda veel, et kuula see video uuesti ja mõtle, et mis need lahendused saaksid olla, mis suunas edasi liikuda, et siis saaks sul paremaks minna. Ja see ei ole maailma lõpp praegu, ei ole asjade lõpp. Jah, ma ei hakka kordama, lahendused on olemas ja hea elu on sind ootamas tegelikult. Ja kui sa sellega tegeled. Aga seekord sai sulle selline sõnum ja edu kõigega ja tšau.